Isamaa telk siin Arvamusfestivalil jätkab teise aruteluga ja kui meie esimene vestlus oli väga suuresti Tallinna keskne, 2 Tallinna inimesega, siis teine jutuajamine, mis kannab pealkirja, et noorte õpetajateta pole Eesti haridusel tulevikku, on ilusti geograafiliselt laiem. Esiteks Iivi Kukk siit samast Paidest, aitäh meid siin kõiki võõrustamast. Ja teiseks veel sügavamale lõunasse Helen Rebane, samamoodi õpetaja. Ja Helen, äkki ma alustakski siis sinust, sa oled noor õpetaja. Kui palju sa tead neid teisi noori, kes on õpetajad või kes tahavad olla õpetajad? No tere ka minu poolt. Jah, see on väga hea küsimus alustuseks, et kui palju ma tean teisi endasuguseid ja kurb vastus on, et ega ei teagi eriti palju. Et kui kas või ma enda kooli näitel vaatan, Krootuse põhikooli näitel, kus ma ise olin, siis omandasin ka põhiharidust. Nüüd olen siis seal õpetajana, ega noori õpetajaid ei ole. Et need samad õpetajad, kes õpetasid mind, õpetavad tänase päevani. Iivi, kuidas Paides sellega lood on, et õpetajate keskmine vanus ja kui palju neid noori reaalselt siia peale tuleb, kui palju tahab noori tulla näiteks, ütleme, et mitte kõige suuremasse linna õpetajaks? Tere ka minu poolt. Minu vastus on, et ei tule noori. Et mina naeran alati, et pensioniiga pole mõtet oodata, me sureme kõik tööpostil, sest asendusi ei ole tulemas. Aga kurb on see lugu tegelikult. Keskmine vanus on väga suur ja noored peale ei tule. Hetkel ma töötan Väätsa põhikoolis ja meil nüüd 70-aastane õpetaja läks pensionile ja ma tean Järvamaal Koeru kool on ilmselt sel sügisel väga hädas, sest seal suisa 5 70-aastast õpetajat lõpuks läksid pensionile. Ma arvan, et 70-aastane õpetaja ei peaks olema enam täiskoormusega laste ees. Nii et kurb on see olukord. Aga miks? Väga lihtne küsimus on ju, et nüansirikas vastus kindlasti. Härra Voltri siin kõrval juba muigab selle peale, et vastuseid võib ilmselt tulla nagu 20 tükki erinevaid, aga ma hea meelega kuulaks teie mõlema mõtteid sellele. Miks on nii, et noori ei tule piisavalt peale? No sellel on hulk põhjuseid, miks noori ei tule. Alustame võib-olla sellest, et kui väärtustatud on meie ühiskonnas õpetaja amet, et võrreldes mina ise lõpetasin põhikooli 10 aastat tagasi, ei rohkem juba, ma ei tea, 13 aastat tagasi ja Sa ei pidanud seda nagu avalikult ütlema oma vanust? Aga igastahes tol ajal nagu meie respektisime õpetajaid, aga nagu tänasel päeval, olles täpselt samas koolis, täpselt samade õpetajatega, mida ma näen, ega noored enam õpetajaid eriti ei austa. Mõned austavad, mõned teietavad tänase päevani. Minul muidugi pole vahet, kas nagu sinatab või teietab, aga see ei ole ka minu arvates päris normaalne, et 5. klassi poiss pöördub õpetaja poole, sina. Et see on nagu halb. Teine asi, palk, magistrikraadiga spetsialisti palk Eestis 1800 eurot täistööajaga ja ma ei tea, kui tegelikult oleks väga huvitav, ma jätsin kodutöö tegemata, minu paha, et kui paljud õpetajad töötavad üldse Eestis täiskohaga ja kui paljud õpetajad poole kohaga, sellepärast et ma julgen ka arvata, et teatud ainetel, teatud piirkondades ei olegi võimalik täistööajaga töötada, et mina näiteks töötan poole kohaga ajalooõpetajana. Nii et mina ei saa seda 1800-gi kätte. Nii, äkki annan Iivile ka sõna, toob veel äkki probleeme esile. No nii, mina olen 33 aastat olnud õpetaja, nii et staaži küll ja rohkem veel. Aga miks need noored nüüd ei tule? Ma räägin oma kogemusest. Ma õppisin eelmisel aastal väitlusõpetajaks.
see oli põnev, ma tahtsin sinna kindlasti minna. Ja ka need noored, kes kooli tulevad, peavad ju ennast edasi täiendama. See on topeltkoormus, sa teed tööd, sa täiendad. Nüüd edasi, tundide ettevalmistamine. Hakkasime väitlustunde siis koos paarilisega ette valmistama. 2 väitlustunni esimene ettevalmistus võttis meilt aega 2 tundi. Ma ei ole elades ennast nii halvasti tundnud, sest ma ei saanud aru, millest ma ei saa aru ja miks see tund juba ei kujune kuidagi. Ehk siis ma tahan öelda, et nendel noortel on sama palju vaeva oma esimeste tundide valmistamisega, sest see on täiesti uus. No palk on üks asi. Ma väidan, et need õpetajad, kes praegu on juba vanemas eas koolides, nemad ei ole ainult palga pärast. Ja kuna ma elan abikaasaga 2 ja lapsed ja lapselapsed on nüüd oma rahastuse peal, siis ma ei saa öelda, et ma saan vähe palka, sest mul ei ole enam nii suured vajadused. Kindlasti nüüd see noor, kes tuleb ja peab hakkama selle väikse palga eest endale kõike seda muretsema, mis minul juba olemas on, väga karm. Järelikult tuleb võtta mees, kellel on suurem palk. Mida ma olengi teinud, ega ma aus vastus reaalselt ongi see, et ma ei oleks õpetaja, kui mul ei oleks rikast meest. Et ma tegelikult läksin reaalselt lihtsalt õpetajaks sellepärast, et mu enda põhikool õppis, mul kusjuures mina ei ole õpetajaks õppinud, mul ei ole õpetaja kutset, mis on ka minu arvates üks väga suur probleem, et kuigi oletame, mul on ajaloo magister, reaalselt tehakse minuga aastane tööleping, sest mul ei ole õpetaja kutset. Noh, ma nüüd varsti võtan endal selle nii-öelda kutseajamise ette, et see portfoolio on vaja teha ja ma ei tea, võib-olla veel mingeid alusaineid pean ekstra veel kuskilt võtma ja hakkama mingi kutset taotlema. Raputatakse pead, ei pea alusaineid võtma, no võt, siis saan natuke kergemini, aga ühesõnaga kutse taotlemine on minul alles ees. Et ma olen küll 3 aastat töötanud õpetajana, aga iga suvi olen töötu. Alati juuni keskpaigast augusti lõpuni olen ma töötu. Võib-olla ma ühe asja ütleks veel ära, miks ma ei läinud õpetajaks õppima. Ma ei läinud õpetajaks õppima sellepärast, et kui ma võrdlesin ajaloo õppekava ja õpetaja õppekava, siis õpetajana ma nägingi, et okei, sul ongi see üks väljund, et sa lähedki õpetajaks, on ju 1800. Ajalooga mul on nagu hulga rohkem väljundeid, muuseum, riigitöö, arhiiv, pluss kui peaks tekkima tahtmine õpetajaks minna, saab ju alati selle kutse juurde teha. Et lihtsalt mulle endale see õpetaja eriala tundus nagu nii ebaatraktiivne, et ma lihtsalt sellepärast läksin ise ajalukku või valisin ajaloo eriala, mitte õpetaja eriala. Aga tõepoolest, need, kes koolis on, need ei ole seal raha pärast, nad on kõik ainult oma kutsumusest. Et miks ma siin läin esimene aasta, kui raske, tõesti, 2 päeva nädalas käisin tööl, teine 2 päeva valmistasin neid tunde ette. Nüüd 3. aastal ma alles esimest korda tundsin, et ma enam ei pea nii palju ette valmistama ja oli täitsa mõnus. Ja. See on, me palju räägime sellest, et õpetaja kutse ja kui palju meil läheb noori reaalselt siis õppima ülikooli. Aga teine see oluline nüanss selle juurest on siis täpselt nagu te ka mainisite, see esmane võib olla šokk, et kui asjad tulebki lõpuks sisse töötada. Helen, sa ütlesid, et sul läkski 2 aastat ja siis sa oled tunnen ennast juba nüüd nagu, et see väljalangumus on ka kindlasti nagu probleem. Iivis, mul on täitsa huvitav, sa ütlesid 33 aastat. Mis oli sinu motivatsioon selleks, kui sa läksid esimest korda õpetajaks? Ja ma hea meelega nagu, et Helen, kui tuttav see jutt, mis sealt kohe tuleb nüüd sulle selle noore õpetajana, need samad motivatsioonid võivad tunduda? Viljar, see on väga hea küsimus. Minul nimelt tekkis juba 4. klassis kiiks, et mina saan õpetajaks. Ja täpselt see oligi, ma ei tea miks, ja ma siiamaani naudin seda tööd, aga teha muidugi palju ja see pidev enese täiendus, millega sa pead tegelema, pigem mulle meeldib. See on rutiinivaba töö, sul ei ole ükski päev ja ükski tund sarnased. Ja seda põhjendust, miks see 4. klassis mul selline idee tuli, ma ei oskagi öelda.
aga nii nagu Helen ütles, et ju see siis on minu kutsumus ja ma ikka väga-väga naudin oma tööd. Nüüd, kui tulla veel selle juurde, miks noorel õpetajal on raske. Kui sa oled ainult aineõpetaja, siis on sips kergem, aga kui sa oled klassijuhataja ka, siis sa vastutad kõikide nende õpilaste eest ja pead koostööd oskama teha nende vanematega. Kõik need arenguvestlused, lapsed toetamised, kui lapsed on erivajadusega, kogu aeg tuleb, 2 korda aastas tuleb anda hinnanguid, kuidas tema areng on nüüd läinud selle aja jooksul, eks ju, ja siis veel arenguvestlusel koos vanematega seda läbi töötada. Ehk siis mida mina tahan öelda, et kui ma nüüd olen Väätsal 5. klassi juhataja, siis esialgu ma pidin tegema vanematega tutvustavad vestlused, mitte arenguvestlused, vaid tutvustavad vestlused. Kõige olulisem koolis on suhted ja need peavad olema kõikide osapooltega enam-vähem siiski head ja pigem veel väga head, kui seda on võimalik saavutada. Nüüd, kui see noor õpetaja saab klassijuhatajaks, siis kindlasti tal ei ole seda kogemuste pagasit. Ja ma tean, et osad klassijuhatajad ei tee näiteks tutvustavaid vestlusi, neid ei pea tegema. Aga mina leidsin, et kui vanem tuleb ja räägib mulle uuele klassijuhatajale oma lapse rõõmudest, muredest, mis tema kergemini omandatavad ained on, raskemini omandatavad, siis ma olen taga juba nagu ühel tasandil. Ja nüüd kevadel tegime siis veel kord vestlused, pluss klassijuhataja koosolekud, mida mina läbi viin, on kohvilaua taga. Ehk siis ma katan vanematele kohvilaua, toon natuke näksi ka ja me istume võrdsel tasandil. Mitte niimoodi, et mina seisan, surudes need õpilase rolli sinna pinki. Ehk siis see on suur töö, see on tänuväärne töö kahtlemata, aga see iga koolipäev ja iga õpilane, kelle taga on terve see meeskond, kes teda veel mõjutavad, et see on noortele väga karm katsumus. Jah, küsimus korra. Küsimus oleks tegelikult selline, et kui te ütlesite, et katate kohvilaua, kas selle kohvilaua te katate enda õpetaja palgast, sellest teie saate eelselt? Absoluutselt. Ei, ma ei saa staaži pealt mitte midagi. Ei, see oli meie haridussüsteemi suur pauk, kui nemad hakkasid teistmoodi organiseerima õpetajate atesteerimist. Ma 2 korda enne seda sain õpetaja metoodikuks, ehk siis esitasin vabariiklikule tasandile oma vajalikud dokumendid, siis öeldi, et ei, nüüd teeme teistmoodi ja kool ei peagi teile maksma mingit lisaraha. Ja siis ma ütlesin, et ei, nii need asjad enam ei käi. Ja ma annan sulle mikrofoni ka, muidu siin. Jah, Reemo Voltri, Eesti Haridustöötajate Liit. No alustan siis lõpust, et see nimetatud muudatus tuli küll meie pika ministri, kes oli Isamaast, siis algatusel ja läbiviimisel 2013 oli see, kui siis atesteerimisest loobuti. Nüüd viimased 12 aastat ei ole meil õpetaja karjäärimudelit olnud, mis on ka üks probleem olnud. Nüüd haridusleppe läbirääkimistel me siiski jõudsime suurte läbirääkimiste tulemus on selleni, et konsensuslikult enam-vähem ikkagi, et meil on õpetajatel vaja karjäärimudelit ja nüüd siis praegu on PGS ehk põhikooli gümnaasiumiseaduse muudatused Riigikogus. Loodetavasti võetakse selle aastal vastu, et meil jälle saab olema õpetaja karjäärimudel ja siis õpetaja, siis vanemõpetaja hakkab ja metoodika või siis meisterõpetaja hakkavad saama rohkem palka. Siis miks meil ei ole noori õpetajaid? Ma korra küsin, Remo, kas ta hakkab kindlasti saama kõrgemat palka või kool saab jälle? Oleks ka kohe küsimus. Just see on, et see oli väga selgelt EHL-i nõudmine. EHL-i see,
meie palk on praegu 1820 õpetajal. Miks ja kas rohkem oleks võinud või miks streik ära lõpetati, see nüüd ei ole küsimus EHL-ile, vaid see on küsimus õpetajaskonnale, et kui paljud siis ikkagi, kui kaua streikisid. Aga siis meie alustav õpetaja keskmiselt on praegu, võin mõne aastaga eksida, umbes 35-aastane, on enamus alustavaid õpetajaid. Aga siis haridusleppe juurde tagasi tulles selle karjäärimudeli, jah, selles mõttes praeguse seaduse muudatuse projektis õigemini siis, mis on nüüd esimese lugemise läbinud, on küll kindlalt see, et kui on tõestatud ära kõrgemad kompetentsid ehk vanemõpetaja või meisterõpetaja, siis inimene peab saama kõrgemat palka, mitte ei saa kooli. Hästi nõus. Et see oli EHL-i kindel nõudmine, vastasel juhul me ei oleks kindlasti selle alla kirjutanud. Ja seal haridusleppes on ka kokku lepitud siiski ka noortele, nagu näiteks sina siin oled, või teie olete, et need, kes hakkavad oma siis kvalifikatsiooni tõstma, lähevad näiteks õpetaja magistrisse. Et nendega saab sõlmida kuni 3-aastase lepingu. Et sa saaksid ikkagi oma kvalifikatsioonile vastavusse viia ennast. Et mitte ei ole 1 aastane, et mõlemal poolel on kindlus siis. Et see on selles mõttes väga oluline. Ja kindlasti, mida me kokku leppisime, et esimestel aastatel peab olema ikkagi õpetajal ideaalis. See ei saanud kindlas kõnevormis, aga võiks olla väiksem koormus, tal peab olema, tegelikult peab juba praegu seaduse järgi olema või mingi määruse järgi peab olema tegelikult tal mentor ja nii edasi. Aga üks põhjus, miks ikka inimesed ei tule tööl, on esiteks ongi palk kindlasti. Keskmiselt kõrgharidusega inimese palk Eestis on 30% kõrgem riigi keskmisest. Praegusel hetkel sellel aastal saab õpetaja, enamus õpetajaid siiski tahame või taha, me peame rääkima sellest, et õpetaja täiskoormusega töötades saab selle 1820 miinusmaksud. Ehk see on 10% väiksem kui riigi keskmine. Ja teine väga, üks kõige olulisemaid asju on ikkagi töökoormus. Ehk see, et seaduse järgi on õpetaja töökoormus 35 tundi nädalas, siis reaalsuses tegelikult see ei mahu mitte kuidagi reaalsuses. 40–50. No tegelikult ütleme, kui erinevate nii EHL-i uuringud kui ka erinevate uuringufirmade tehtud uuringud ütlevad, et keskmiselt seal ilma klassijuhatamiseta 45 tundi. Pluss siis klassijuhatamise juurde. Ja kõik selle mõttes ja me siin püüdsime ka haridusleppe läbirääkimistel jõuda ikkagi selleni, et me paneksime täpsemalt paika, millised tööülesanded ikkagi reaalselt selle 35 tunnisse mahuvad, aga koolipidajad ehk kohalikud omavalitsused eelkõige ei olnud sellega nõus aga meie kodulehel on siiski suunised praegu, et kuidas võiks seda tööaega arvestada ja millest siis läbirääkimistel lähtuda ja ikkagi reaalsus on see, et kui inimene annab üle 21 tunni, kontakttunni nädalas, siis see ei saa, isegi mingi teoreetiliselt ei saa üle selle 35 tunni siis mahtuda. Nii et need on need põhilised probleemid. Ma arvan, et tänu sellele, et me saame ikkagi karjäärimudeli loodetavasti järgmisest aastast kehtima, nii on kokkulepped olemas, praeguseni kehtivad. Ja ikkagi, kui me saame selle õpetaja alampalga, peame saama vähemalt võrdseks riigi keskmise palgaga ja sealt edasi siis need karjääriastmete plussis noored ikkagi saaksid väiksema koormusega ikkagi töötada ja me peame üle Eestis, saama kokku lepitud seda, et millised ülesanded saavad selle töökoormusesse mahta või ja millised mitte, siis tegelikult on võimalik ka seda töökoormust vähendada ja siis ka ilmselt ei lähe ära ja pigem tulevad meie ametisse. Aitäh! Nii, väga suurepärane, et te täna siin olete, sellepärast, et minul on selle haridusleppega üks kana kitkuda, vabandust. Et nimelt meil on täna Eestis üle 20% õpetajaid, kes ei vasta kvalifikatsioonile. Aga haridusleppesse läks ju nüüd selline punkt sisse, et need õpetajad, kes ei vasta kvalifikatsioonile, neile võib nüüd koolipidaja ise otsustada, kui palju palka ta maksab. Mis tähendab, et ta võib ka maksta vähem kui 1800 ja mina ütlen kohe ära, et kui minu palgakallale minnakse, et ma niigi olen poole kohaga, et kui sealt võetakse veel pool ära, siis sa võid tahta nii palju, kui tahes seda uut põlvkonda üles kasvatada, aga mingil hetkel see enam ei tasu ära. Sa ei lähe siis ju selle palgaga, sa ei lähe selles mõttes, see oli tegelikult ka jällegi, keegi ei kohusta maksma väiksemat palka.
võib maksta sama palka, võib maksta rohkem palka aga meil on tegelikult siiski ka reaalsuses Eestis ikkagi ka, no ütleme, meil on praegu kuskil 3500 õpetajat, kes ei vasta kvalifikatsiooninõuetele. Ja nendest on ikkagi, ma niimoodi puusalt ütlen, 1000 pluss selliseid, kes on aasta kümneid võib-olla töötanud sellised, et nad ei vasta kvalifikatsioonile ja nad ei kavatsegi vastata, viia ennast, sest nad ütlevad, aga milleks? Ma saan sama palka. Ehk siis ja samas ütleme, meil on ka mingid inimesed, kes on, reaalsus siiski see, et meil on põhiharidusega õpetajaid 10 tuhatkond õpetajaid, kes on keskharidusega, need on ka need, kes on üliõpilased, kes ei ole veel bakat lõpetanud. Aga osad neist ütevadki, et aga miks ma peaksin oma kvalifikatsioonile vastu, miks ma peaksin edasi õppima, ma saan sama palju palka. Ehk see on ikkagi üks meede, kuidas inimesi suunata selleks, et nad kvalifikatsioonile vastavusse viiksid ennast. Jah, aga see võib endaga kaasa tuua, me teame, kes koolipidajad on koolipidajad, kui on võimalik vähem raha välja maksta, siis ega nad ei maksa. Ja see lihtsalt võib nagu, kui juba on nagu õpetajate puudus, siis see võib nagu veel seda omakorda süvendada, kui nüüd mingid koolipidajad otsustavad, et aga ma ei pea ju tonn 800 maksma, ma võin... Aga siis tal ei ole üldse kedagi sinna panna ja teiseks on see, et meil on ikkagi aina suurem roll on ka hoolekogul ja tegelikult ma ei tahaks öelda, et enamus koolipidajaid nüüd on selles mõttes otsivad pingsalt võimalust enda lastele võimalikult kehva haridust. Sellega ma nõus ei ole, et üldiselt ma ikka pigem ütlen, et enamus KOV püüab teha endast sõltuva selleks, et neil oleks õpetajad ja kvalifikatsiooni vastavad õpetajad, aga jah, ma rohkem, see oli pikk diskussioon ja tegelikult see oli KOV-ide ettepanek, et see võimalus neil oleks. Sest ütleme, ongi see, et küsimus, aga kas ikka peab, kui inimesel on keskharidus või tal on põhiharidus, kas tal peab maksma 1820? Ma olen natukene nõus sellega, et kvalifikatsioon peaks olema, sest et kui sa pedagoogilist psühholoogiat ja lapse arengut ei ole õppinud, sa võid oma ainet väga hästi vallata, aga midagi sa jätad tegemata, midagi, mis on väga oluline. Mina olen kusjuures õppinud pedagoogika magistriks, keegi ei sundinud mind, tahtsin, õppisin mentoriks, noore õpetaja juhendajaks. Nii et ma kogu aeg leian, et mul on midagi jäänud puudu, et ma pean veel juurde õppima. Nüüd ma ei taha öelda, et sina oled nüüd see laiski lohakas, kes ei õpi midagi. Aga on ka neid, kes tulevad oma ainet andma tõepoolest, neil ei ole kvalifikatsiooni ja kui ma mõtlen meie väikse kooli peale, meil ei olegi ühtegi teist inimest võtta, me ei saa isegi rääkida, kas ta annab väga head haridust lastele või natuke viletsamat, ta lihtsalt täidab seda kohta. Et see on nagu kurb, et me ei saa rääkida mitte noorte õpetajate vähesusest, vaid üleüldse õpetajate vähesusest. Ja nüüd tulles veel selle juurde, et ma olin Paides klassiõpetaja 4-6 klasside peal, väga nautisin seda tööd, aga õppisin juurde ka inglise keele eriala, sest siis 3. klassi tuli inglise keel ja meil ei olnud õpetajaid, eks ju. Nüüd Väätsal olen inglise keele õpetaja, vene keele õpetaja läheb pensionile, kes hakkab vene keelt andma, ikka Ivi on Ida-Virumaalt, teine emakeel oli vene keel peaaegu ja keeleõpetuse süsteem on sama ju, meil on Euroopa keelemapp. Nüüd tahan öelda seda, et jälle olin väga nördinud, kui haridusministeerium hakkas survestama, et miks te ainult vene keelt annate, miks te lastele teisi keeli ei anna. Kus sa leiad väikest kost? Meil on täpselt sama mure, et kus me leiame saksa keele õpetajat? Täpselt ja kogu aeg on öeldud, et kõiki keeli võib kool õpetada. Ja siin Paide gümnaasiumis, siis vanas gümnaasiumis oli meil saksa keel, lisaks siis vene keelele, lapsed said ise valida, eks ju. Ja nüüd meil tuleb esimest aastat siis hispaania keele õpetaja, kes siin gümnaasiumis annab ja me oleme tegelikult mures selle pärast, sest kui nüüd juhtub, et see inimene läheb ära, mis saab neist lastest?
mis keelt nad edasi hakkavad õppima siis, sest mujal hispaania keelt meil ei õpetata. Saksa keele õpetajad on meil juba 90-aastased otsapidi, nii et tegelikult nagu tõstad käed püsti ja imestad ja imetled, mida haridusministeerium nagu meid survestades veel teeb. Ma ei taha öelda tere Marju, et me peame kogu aeg lastele mingeid valikuid pakkuma, eriti väikestest kohtadest, ja me tahame seda teha, aga mismoodi siis võiks seda teha, eks ju, et küsimus on selles. Ja see laps, kes Kesk-Eestis arvab, et temal vene keelt pole iialgi vaja, ja siis ma lähen Kuma fotostuudiosse ja tõlgin seal 2 kliendi vestlust, sest Kesk-Eestis ei ole vene keelt vaja. et noh, nii palju küsimärke tekib mul alati, kui haridust nagu seestpoolt vaadata. Ma natukene räägin siia juurde sellest nüüd, et palgaraha ei vähendata, aga kui muud kulud on langenud, ma olen Väätsal töötanud nüüd 7 aastat ja 7 aastaga on drastiline muudatus. Minu palgast ma varustan lapsi. Ei ole minu valik. Ma tahan, et nad teeksid, no jah, selles mõttes küll minu valik, aga 7 aastaga on olukord läinud halvemaks. See on kohaliku omavalitsuse tasand, selle mõttes, et see palgaraha annab. Jaa, palgaraha on olemas, aga muud asjad nagu. Jaa, nõus. Seal oli ühel härral küsimus. Tuleme hiljem küsimuste juurde. Lähme korraks edasi, siia jõuame lõpus veel küsida ka, et Helen tahtis ka, et... Need 2 teemat, mida ma kindlasti tahtsin täna siia, ma ei tea, paneeli vestlusesse ära mahutada. Üks on kaasav haridus ja kõik sellega seotud probleemid, sellest võiks mitu tundi rääkida, et ma ei tea, äkki alustamegi võib-olla sellest, sest mina leian, et see on üks väga suur põhjus. Miks noored õpetajad lähevad koolist ära? Absoluutselt nõus. Üks asi, nad jõuavad. Ja, aga see on see nüüd professionaalse kretinismi tase on see, et teie teate, mis te räägite, kui räägite kaasast haridusest. Lihtsalt tee pulkadeks lahti. Mis on ja miks see on probleem, nagu lühidalt? Nii, kaasav haridus siis on siis süsteem, kus kõik õpilased sõltumata oma eripäradest käivad koos ühes koolis, eks ole? Vist on... Jaa, niimoodi on. Ükskõik, milline haiguslik diagnoos tal on, absoluutselt ükskõik, ta tuleb sinna klassi ja ta ei pea olema... erikoolid olid meil ju kunagi. Ma olen nõus, ta ei pea erikoolis olema. Toon jälle näite oma klassist. 13 õpilast, 9 on erivajadusega. Kuidas läbi viia inglise keele tundi, kui sul on 9 erivajadusega last? Sa tõstad nad 3 gruppi vastavalt oma vaimsele võimekusele ja teed igaks tunniks 3 erinevat tundi. Ühed teevad 2 lehekülge töövihiku harjutusi, sel ajal kui teised alles töövihiku lahti teevad. Ja kaasav haridus on nüüd see, millega riik nägi ette või haridusministeerium nägi ette, et meil on hästi palju tugispetsialiste. Meie koolis on eripedagoog, on psühholoog, on sotsiaaltöötaja. Meil on 150 last ja nad katavad ära. Väga ilus. Küll alles veab. Ja ma tean, et Paide koolis on siis nüüd 400-500 õpilase peale psühholoog ja sotsiaaltöötaja ja see on hoopis teine tase. Ehk siis nad ei käi neist lastest nii hästi üle. No meil on suurepärane see koostöö, et ma ei tunne ennast üksi. Ja miks see noor õpetaja koolis vastu ei pea, kui ta leiab, et ta on nüüd selle erivajaduste pundi sees, ka tugev laps on erivajadus. Ja või andekas laps ja
ta ei saagi aru, mis on tema õigused selles klassis, kui palju tal on kohustus neid erinevaid õpilasi õpetada ja lõppeks oled sa nagu tundega, et sa ei suudagi õpetada, kõik tulevad sulle justkui kaela. Noh, peaasi, kui sa läbi ei põle. Oskad pöörduda õigete inimeste poole abi saamiseks ja kolleegide poole, aga see erivajaduste hulk koolis teeb ka koolikeskkonna ärevaks, sest kui meil on näiteks ATH laps, kelle vanemad, nagu ma ütlesin, et ühel lapsel on nagu suur hulk teda mõjutavaid sugulasi selja taga. Ja kui vanem otsustab, et ATH laps ei ole ATH laps, ehk siis ta võib seal ropendada vahetunnis, meie peame jälle siis seletama teistele õpilastele, et ei ole midagi teha, et tal ongi niimoodi, kes laamendab, kes rikub sul tunnis korda ja kui ema ütleb, et ta ei ole ATH ja ta rohtusid talle ei ole nõus söötma, siis meil on kaasav haridus ja meie peame kõige sellega leppima. See on päris... No täpselt, esiteks see, mis sa juba mainisid, et sa reaalselt pead nagu 3 erinevat tundi 1 tunniks ette valmistama, et mul on täpselt sama lugu. Sa pead nagu edasi jõudnud materjali valmistama tublidele ette, siis on sul ülejäänud klassi keskmine, kellele sa valmistad seda tavatundi, aga selles klassi keskmises on sul veel ka käitumisprobleemidega õpilased, aga siis on sul ka lihtsustatud õppekava õpilased ja ma ei tea, kuidas suuremates koolides on, aga meil maal mingisuguseid individuaaltunde ei ole. Nii et see lihtsustatud õppekavaga õpilane on sul ka tavaklassis, aga lihtsustatud õppekava ja tavaõppekava on 2 täiesti erinevat teemat. Et nagu ma 9. klassile muidu räägin ajaloos, ma ei tea, teisest maailmasõjast ja siis mul on lihtsustatud õppekavaga poiss, kes võtab ainult Eesti ajalugu, kes Euroopa ajalugu nagu üldse ei võta. Et noh, see ilmselgelt nagu see teeb selle, noh, see ei ole niimoodi, et sa valmistad 45-minutilise tunni ette, sa tihtilugu pead 3 tundi sinna sisse mahutama ja kuidas sa veel oma aega siis nagu majandad, sellepärast et noh, vähemalt ajalooõppekava on selline, et ega peatükk tunnis sa ei jõua seda õppekava läbi, aga samal ajal sa pead siis veel mitut teemat ühes tunnis. Ma huvi võrras küsin nüüd, kui me enne rääkisime ka sellest, et kuidas sa alles nüüd oled ära harjunud sellega ettevalmistusega. Kui kaua sul läks aega reaalselt selleks noore õpetajana, et ära harjuda see, et sa 1 tunniks teed tegelikult 3 erinevat tundi? See on see nii-öelda see sama tuumikteema, mille juures me oleme, et mis noori hirmutab? Esimesel aastal töötasin ma 2 päeva nädalas ja reaalselt 2 päeva enne seda ma ka valmistasin neid 2 päeva tunde ette, nii et noh, praktiliselt topelt. Aga kaasavast haridust ma tahtsingi nii palju veel öelda, et aga kõik see paberimajandus, mis sa ka siin mainisid, iga poole aasta tagant täita neid individuaalse arengu kaarte, milline ekstra paberimajandus, ma ei tea, mida direktori abi teeb, kui palju tal neid dokumente on, et minul aineõpetajana on lihtne, mulle saadetakse dokument ja mina tean, mul on seal mingi 3-4 õpilast, kelle ma pean iga pool aasta ära täitma, mul on lihtne, aga nagu koolil nii palju ekstra majandamist ja no endal ka selles mõttes, et tavalisi nii-öelda tööplaane, tavaklassi tööplaane, ma ei pea kuhugile üles nagu laadima, et noh, kui enda peas on, siis on tore, aga lihtsustatud õppekavaga õpilastel on ju see, et sa pead talle kõik selle individuaalse töökava tegema, kõike seda nõutakse ja see ei ole niimoodi, et sa saad ka iga aasta seda korrata, sest erivajadusega õpilane on, see on nii äärmusest äärmusesse, et isegi ühe diagnoosiga õpilased, kui me näiteks võtame autismispektril oleku, see on spekter põhjusega, et nagu kas sa oled ühes äärmuses või teises äärmuses ja need õpilased on täiesti erinevad, et isegi kui sa käid nagu koolitustel, ma ei tea, näiteks autismispektriga koolitustel, nad ei suuda sulle elu ilmaski seal ära õpetada kõiki neid erinevaid situatsioone, probleeme. ATH-dega on sama lugu. Täpselt, ATH-dega on sama lugu. Ja nüüd tugispetsialistid, mina olen ju Kanepi vallas, meil seal ei ole kordagi olnud olukorda, kus meil oleks kõik tugispetsialistid olemas. Kui ma alustasin, siis oli meil olemas ainult logopeed.
Eelmise aasta alustasime niimoodi, et meil oli olemas ainult sotsiaalpedagoog ja terve aasta jooksul ei ole meil logopeedi. Ometi meil on jõudnud näiteks 7. klassi noormees, kes ei oska lugeda ja kellel ka on ju vanem ei käinud Rajaleidjas, ei ajanud pabereid, dokumente välja, ta on mul tavaklassis. Istuma ka ei saa jätta, sest istuma jätmine on ju ka vanema otsustada ja niimoodi lohistataksegi need inimesed süsteemist läbi ja ma ei tea, kellele see kasulik on. Minu arvates kaasav haridus on väga suur probleem just eriti maakoolides, sellepärast et praegusel hetkel kannatavad kõik, kannatavad klassikaaslased, kannatab see laps ise, sest et meie ei suuda talle seda õiget abi pakkuda, kannatab õpetaja, kes peab 3 korda rohkem tööd tegema. Kõik kannatavad. Miks ei ole enam erikoole, kus nagu seal oleks tal 24/7 kõik spetsialistid olemas, kes oskaksid temaga tegeleda, sest et ongi, ma ei tea, meil ei ole ei psühholoogi. Ma isegi ei arva, et erikoolid peaksid olema ka maakondade keskuses näiteks. No midagi ikkagi sest et täiesti võimatu, eriti kui ei ole spetsialiste ja neid ei tule ka, sest et meie pakume ju spetsialistile ka mingi 0,5 kohta. Me elame Vana-Kõlleste vald Krootuse. See ei jää ühegi suure tee äärde, see eeldab, et sul on auto. Üldiselt kõrgharidusega inimesed pigem on koondunud linnadesse. Maalt leida vastava haridusega inimest sinna sulle poole kohaga logopeediks võimatu. Pluss meie kohalik omavalitsus on ka selline, et oma ametnikele ikka kütsiraha jätkub, aga kui õpetaja tuleb, näiteks noor õpetaja käib Tartust, mis meie koolis oli, meie koolis mu esimesel ja teisel aastal käis meil kehalise kasvatuse õpetaja, noor õpetaja käis Tartust meie juurde, 40 minutit sõitu. Ja ei makstud kütteraha ja lõpuks läkski meil koolist ära, et aga mul on Tartus lähemal käia, et muidu käiks, et nagu tore kool, aga ei tasu ära. Mul üks mõte, mis on selle vestluse alguses suhteliselt peas olnud, oli see, et Helen, kui sina mainisid seda, et kohati õpilased ei suhte õpetajatesse enam lugupidavalt. Iivi, kuidas sinul kui kogenud õpetajal on, kas sa paned ka tähele seda, et kui tuleb mõni ongi noorem õpetaja kooli, kes ongi lähedasem vanuselt õpilastele, näeb võib-olla ka enam-vähem nagu lähedane välja. Siis ma mäletan enda kooliajast 12. klassist ikka enesekindel ennast täis noormees on ju, meid oli kuskil füüsikaklassi nurgas 4 tükki ja õpetaja oli esimest aastat ülikoolist ja me mängisime tunnis rahulikult kaarte ja tema jõud ei käinud meist üle, on ju. Et kas see mängib ka tegelikult rolli? Et kui õpetaja on noor ja siis noored tunnevadki, et on rohkem tema moodi ja teevadki ta elu nagu ka sellepärast raskemaks. Ma ei usu, et see noorusest tuleneb. Kõik õpilased panevad õpetaja proovile, absoluutselt kõik. Ja kui ma saan näiteks uued klassid, kas nüüd vene keelde või inglise keelde 3. Siis ütleme 3. nagu nii teadlik proovile panija veel ei ole. Aga nad hakkavad katsetama, kui kaugele sa lased nendel minna. Ja kui sa nüüd ei ole kogenud ja annad alla, et tuletan meelde, et piirid peavad alati olema, sest piirid annavad lapsele turvalisuse ja annavad hea õhkkonna klassis. Ja kui sa lased neil piire paar korda rikkuda, siis on kõik. Et väga raske on tagasi seda usalduslikku suhet kehtestada. Mis su kaardimängudesse puutub, siis ma tuletan meelde selle hetkel, et mu poeg 12. klassis, tema õnneks pingis ei maganud, aga klassivend magas tal emakeeletundides mõnuga kohe. Nii et ometi väga kogenud ja väga hea õpetaja oli, et võib-olla vastus sinu küsimusele võiks olla veel selles, et kui ma oma õpetajateed alustasin, siis lapsed olid reaalselt teistsugused. Ja mingi autoriteet oli õpetajal automaatselt olemas, sest kodu toetas seda. Siis tulid välisriikidest meile õpetajad külla ja ütlesid, teil on nii ranged suhted õpetajate õpilaste vahel.
nüüd me oleme jõudnud sinna hirmsasse leebusesse, et igaüks võib tõesti ütleb sulle õu ja siis ma ütlen, et ei, palun suhtleme niimoodi, et sa pead ise kogu aeg hästi rahulikult neid piire neile meelde tuletama ja noh, siis toimib see asi, et see on hästi inimeste vahelistes suhetes kinni. Ja õnneks ma sain ka samad soovitused juba varasemalt, nii et ma läksingi hästi karmilt peale ja ma olen pigem nagu aja jooksul leebunud, et nagu võrreldes sellega, kui karm ma alguses olin ja milline nüüd, et siis pigem mina leebun aja jooksul, et no ma teadsin, et kui sa kohe seda nagu noh, nii-öelda, ma ei tea, ei näita, et sina oled ikkagi see, kes juhib seda asja, siis ega seda pärast enam tagasi ei saa. Ja üks lause oli see, mida ma esimesed 2 aastat alati kuulsin. Aga teised õpetajad lubavad. Enamik kordadel, kui ma küsisin, ei luba. Ei maksa uskuda nende seda juttu. Nad oskavad ikka seebitada küll, jah. Ja. Meil on siin umbes 10 minutit seda nii-öelda debati aega järgi. Meil on ka veel küsimusi, aga me teeme selle küsimustega selle otsa niimoodi, et ma annan teile praegu lõppsõna nii-öelda võimaluse, et saate veel mõelda, et mis need takistused võiksid olla või kuidas saada noori rohkem õpetaja kutse juurde, siis me paneme selle salvestuse nii-öelda kinni ja jätkub vestlus vabas vormis. Ma ei tea, kas see just lõpetus on, see on üks teema, millest ma veel tahtsin rääkida. Nagu ma ütlesin, neid probleeme, võib-olla 20 on ju, nii et jah, et aga ma tegin sellise väikese pulli, et mis see meie see tänane teema oli, et noored õpetajad on ilma noorteta ei ole haridussüsteemil tulevikku. Ma söötsin selle teema ChatGPT-le, et vaata tänapäeval väga populaarne. Küsisin, et veel üks probleem on. See on ühtpidi probleem, aga teisipidi see on meie reaalsus ja see on meie asi õppida seda ikkagi kasutama, ära tundma ja õigesti just kasutama, et see on ka asi, mida tegelikult ma näen, et lastele on vaja õpetada. Aga söötsin talle selle teema sisse ja just nagu sellega, et miks võib-olla neid just nimelt noori õpetajaid, nagu vanuseliselt noori õpetajaid on vaja. Ja üks asi ongi see, et see põlvkondade erinevus, et tegelikult lastele üllataval kombel, osadele lastele sobivad just nimelt noored õpetajad rohkem. Et kui mul jääb juunis aega, siis ma alati teen nagu tagasiside küsitlusi. Ja ühes klassis üks tüdruk kirjutas, et ma olen ta lemmikõpetaja. No võib olla anonüümne, aga tema ei teinud anonüümselt. Küsis, miks? No sa oled kõige noorem. Ma ütlesin, et no, aga see ei näita ju õpetaja kohta mitte midagi, et nagu ikkagi loeb see, kuidas ta õpetab ja mida ta õpetab. Ei, aga sina mõistad meid ja teised ei mõista ja ma ei tea, ma saan kuidagi sinust paremini aru kui teistest ja et nagu võib olla see ikkagi see põlvkonna erinevus, noh, see kõik oleneb muidugi isiksusest. Ma olen täiesti nõus sinuga. Et ma ei teagi, minu jaoks oli see üllatav, sest minule otseselt nagu, kui ma ise omandasin haridust, mulle ilmtingimata ei meeldinud noored õpetajad, et mulle pigem meeldis see kvaliteet. Aga no näed, võib-olla kui lapsed samastuvad rohkem. Teine asi ongi see tehnoloogia. No siinkohal ma ütlen ära, et on ka väga palju vanemaid inimesi, kes on väga tehnoloogiatundlikud, väga hästi arenenud. Mul on endalgi 60-aastane õpetaja, kes on rohkem nutiteadlik kui mina, kõik kellad peal ja iga tund on kanvas, ma ei tea, ette valmistatud. Aga kõik see innovatsioon, olgu see siis kas AI, nutitahvlid, Kahootid, me peame ja võib-olla noored on natukene rohkem ikkagi nagu selle tehnoloogiaga sõbrad, et nagu noored suudavad rohkem ja paremini seda innovatsiooni ka haridusse tuua. See ei ole alati nii, aga nagu võib-olla keskmiselt võttes ehk on niimoodi, et miks just vanuseliselt võib-olla nooremaid inimesi oleks õpetajaks rohkem juurde vaja. Et selline väike mõte ka siia veel lõppu. Mina loodan selle Remo ütlemise peale, et karjäärimudel töötav, nii et sa saad ise vastutada selle eest, millisel karjäärimudeli astmel sa tahad olla, ehk siis kas sa tahad teenida rohkem, panustada ja seesama, mida ta ütles, et noored õpetajad peaksid saama mingeid soodustusi. Selles mõttes mitte soodustusi, vaid kui me räägime, et
tundide ettevalmistamise aeg, sisseelamine, kõik on raskem. Ta peaks saama sama palga ja palju väiksema koormuse. Näiteks selleks samaks aga ma küsin, aga kas see ei ole just demotiveeriv, kui sa tead, et ühel hetkel sul koormus kasvab, aga palk ei kasva? Või siis see tähendabki seda, et siis sa näed, et mingil hetkel see järgmine aste on saavutatav? Ei ole päris niimoodi ikkagi, sellepärast, et nagu reaalselt esimesed aastad ongi kõige raskemad, sa pead kõigepealt üldse õppima, õpetaja ei taju, et tal koormus on väiksem, sest tegelikult see pinge on nii palju suurem. Ja, et see algus on tõesti nii raske. Mina ütlen ausalt, kui mina oleksin oma esimesel aastal läinud täiskohaga õpetajaks ja veel linnakooli, ma arvan, ma oleks poole aasta pealt pannud ameti maha, jumala ausalt, et nüüd 3 aastat hiljem ma ütlen, et no kui sa siin alguses küsisid, et kes miks õpetajaks läks, mina vastupidi, mina terve lapsepõlve rääkisin, mina ei lähe õpetajaks elu ilmaski, et issand jumal. Ja siis ühe korra sattusin, proovisin, hakkas nii väga meeldima, et ma ei tea, võib-olla olengi elu lõpuni õpetaja. Aga Viljar, ma olen nõus sinu mõttega, et see võib ju demotiveeriv ka olla. Ma ei osanud niipidi mõeldagi sellele, et ma tahaks, et nad saaksid ikkagi paika ja ei tunneks ennast esimestel aastal. Aga iga inimene ongi ju individuaalne. No, aga ma pigem arvan, et kui saaks need esimeste aastate kasvuraskused ületatud, siis on juba suurem tõenäosus, et jääb taaskord, mul statistikat ei ole, kui te oleks statistikat teada, et millal siis need nagu noored õpetajad lahkuvad, et kas nad lahkuvadki kõige rohkem esimesel aastal või nad lahkuvad hoopis näiteks mingi peale 5. aastat, et kui nad lahkuvad peale 5. aastat, siis on probleemid hoopis teised. Aga ma pigem arvan, et nad kipuvad, ma arvan, pigem oma karjääri alguses lahkuma, sest et algus on kõige raskem. Mul endal kunagi oli vist, et õppelaenu kustutati, kui õpetajana tööle läksid ja mul tuli, see oli kunagi, ja mul tuli ajalooõpetaja klassi sellega, et no, nüüd ma teen selle vajaliku, mis iganes 5 aastat, palju see on ära. See oli siis aasta, ma pakun 2002 või 2003 ja härra on nüüd juba härra ja õpetab samamoodi edasi. Vedas siis läks asja ette vähemalt. Aga aitäh teile selle vestluse eest, küsimusi siin jagub, aga nii-öelda diskussiooni ametlik osa on sellega lõppenud ja anname salvestusseade läheb kinni ja sõna on publikul.